Mina olen Sten Saar ning mina olen kindlustusfirma Zigo tegevjuht ning kaasasutaja. Täna ma juhin Inglismaal kindlustusfirmat, et see on pigem nagu kindlustustehnoloogiafirma. Et me kindlustame näiteks Woldi, Bolti, Uberi juhte ja samamoodi siis ka autoparke ja me kindlustame seda minuti kaupa. Et kui auto sõidab, siis maksab kindlustuse eest, kui ei sõida, siis ei maksa. See ettevõte, mida ma juhin, on mu 4. ettevõte. Et esimene oli siis, oli valemivihiku ettevõte, mis siis kasvas päris ettevõtteks, nii kui 18 sain. See oli esimene ettevõte ja siis on veel 13 ettevõtet siin vahepeal olnud ka. Et vahepeal ma olen töötanud 2 ettevõttes, väga kiiresti kasvavas ettevõttes. Et selles mõttes ma olen terve elu olnud sellistes ettevõtetega seotud, millel on konkreetne probleem või probleem on vaja lahendada, lahendust täpselt ei tea ja kuidas me selle välja töötame. Ja väga kiire kasvuga, arenguga ja sellest mina saan suurt pinget, põnevat pinget läbi selle, et kuidas probleeme lahendada. Ja ettevõtlus on puhtalt probleemide lahendamine päeva järel ja seda mul väga naudib teha ja olen palju ka õppinud seal. Minu õpilasfirma nimi oli 4 poega, kus 3 klassivenda ka olid, see 4 poissi koos. Ja me müüsime vihikuid, mille sisse me panime valemid, ehk need tooted on täna poes müügil ka ja nende nimi on valemivihik. Üldiselt läks tegelikult väga hästi, et terve aasta jooksul me müüsime vihikuid ja laatedel ja nii edasi. Meil oli tegelikult täitsa hea käive ja me saime ka lõppvõistlusele, kus siis me saime lõppkokkuvõttes 2. koha. Ma arvan, õpilasfirma programm tegelikult pani aluse minu ettevõtluskarjäärile, kui nüüd päris aus olla, et kuhu ma tänamaani olen saanud, on eelkõige saanud sellest alguse, et see oli nagu väike idu, mis siis on tohutult kasvanud. Eelkõige selle programmi raames, mis ma õppisin kõige rohkem, oli julgus müüa, et lihtsalt minna inimesteni ja üleüldse lihtsalt siin on minu toode ja müüa. Ja teine asi oli nagu väga lihtne, loogiline arusaam numbritest, mis on müügitulu, mis on kulud, mis on kasum ja nii edasi. Ja muidugi kolmandana oli see, et kuidas siis reaalselt töötada teiste inimestega koos, et koos asutasime, siis pidime rollijaotusid ja nii edasi. Et ma arvan, need olid 3 kõige tugevalt välja tulnud õpingut. Tegelikult meie alguslugu oli võib-olla kõige meeldejäävam, et ma kuskilt kuulsin, et on selline asi nagu õpilasfirma, aga ei teadnud, mis see täpselt on. Siis läksime Junior Achievementi kontorisse ja küsisime ja istusime Epuga maha ja Epp rääkis, mis see on. Siis ma lahkusin sellest kohtumiselt ja oli selge, et nii, ma tahan teha õpilasfirmat. Ja siis ma läksin klassivendade juurde ja ütlesin, et teeme õpilasfirma. Nad ütlesid, okei, teeme. Siis me kõik istusime 4 maha ja näed, täidame seda avaldust. Ja seal oli lahter, et mis on su toode või teenus. Ja siis me järsku vaatame, miks te seal otsa niimoodi, et mis on me toode või teenus, et meil oli nagu suur teha ettevõtet, aga me ei täpselt ei teadnud, mida me üldse teeme. Ja siis me 2 nädalat tegime ajurünnakuid, kuni siis lõpuks tulime välja selle tootega, mis me tegime. Et see nagu alati ei pea olema konkreetset ideed, et ideed on mitmeid, mida teha. Pigem on küsimus teostuses ja see oli nagu meie meeldejäävam alguslugu. Üks väga konkreetselt on ausus. Näiteks, kui ma mõtlen palgapoliitikat või nii edasi, et siis ma lähtun väga nagu konkreetselt aususe printsiipidest. Et keegi ei peaks saama rohkem palka näiteks, kui on sama töö, kui ta on parem näiteks kaupleja. Et see peab olema puhtalt nagu ausate printsiipidele. Kui kellegi töömaht näiteks on kasvanud, ma olen ilma nende küsimata olen näiteks palka vastavalt sellele muutnud. See on nagu üks väga konkreetne printsiip. Teine asi, mis ma nagu lähtun ka väga palju, on nagu küsimus why ehk miks. Et nagu miks üldse asju tehakse. Et näiteks mul on alati lugu, mis ma räägin oma tiimile, et oli laps köögis, 4-aastane koos emaga. Ema enne kui liha pani ahju, lõikas liha pooleks. Laps küsis, miks sa liha pooleks lõikad? Ema ütles, ei tea. Küsi ema käest. Läks vanaema juurde, vanaema ütles, ei tea, küsi minu ema käest. Läks vanaema juurde, vanaema ütles, mul oli väike ahi. Et nagu see printsiip, et kogu aeg küsida, miks asju tehakse, et kuna paljudel juhtul lihtsalt inimesed teevad, kuna tegemise pärast. Ja need 2 asja, mis on, ma arvan, et nagu üks alusprintsiibid, et miks viikudesse võiks valemeid sisse panna või et aususega sa saad väga kaugele. Ja need on nagu 2 printsiipi. Ma arvan, on väga palju vestlusi selles osas olnud, et
kui relevantne kooliprogramm üldiselt tegelikult on, mis tulevikus su elu ees ootab. Ja minu arvates ettevõtlusprogramm on üks kõige lähedasemaid kogemusi, mis sind elu sees ootab. Kokkuvõttes sa pead oskama numbreid kokku liita, isegi kui sulle palka makstakse. Teiseks sa pead oskama meie teiste inimesega koos töötada. Kas sa oled töötaja või sa oled ettevõttejuht, ei tähenda, sa pead oskama teistega töötada. Sa pead oskama näiteks, kui sa tegeled müügiga, sa pead oskama nagu aru saada, kuidas müüa, mis on need nii-öelda ilmselged nagu lihtsad printsiibid. Et jätame nagu kõik need nii-öelda, mis ettevõtlused konkreetselt seotuvad kõrvale, aga võtame isegi inimestega koos töötamine. Et see on üli oluline, kas sa oled ettevõtte töötajana või ettevõtte juhina ja seda kogemust sa saad tohutult ettevõtlusprogrammis, et minu arvates, kui inimene mõtleb, et ta ei taha kunagi ettevõttega tegeleda, ettevõttet omada või juhtida, siis see on täiesti okei, kuna õpilasjuuraprogramm annab sulle just ka neid kogemusi, mida sa vajad hea töötajana. Mina toetan õpilasjuuraprogrammi otseselt sponsorlusega ja samamoodi oma ajaga. Et aja osas eelkõige täpsemalt siis me just praegu arutamegi, et kuidas ma saaksin veel rohkem aidata, et kas siis klassiruumis rääkida või siis videos. Ma näen, et omal ajal olid mitmed ettevõtjad ja inimesed, kes olid väga kasulikud mulle, et õppida õpilasjuuraprogrammi ajal. Ja ma näen, et on aeg tagasi anda ja mul on nagu plaanid nagu mitmed viisi seda teha. Nii ma kutsun teid kõiki Junior Achievementi toetama nii rahaliselt ja ka ajaga. Rahalises mõttes minu arvates tuleb Junior Achievementist parimad töötajad ja ka parimad ettevõtjad. Ning lisaks sellele ajal on tohutu väärtus eelkõige mentorluse osas. Mina sain oma parimad kogemused rääkides õpetajate ja mentoritega. Nii et ma julgustan teid kõiki panustama aega ja raha Junior Achievementisse.